Oled sa kunagi mõelnud, kust algab turvalisus? Küsimus on sinus ja minus. Kui meil on julgust panna tähele abivajajat, kuritegu või õnnetust ja sellest teada anda, tähendabki see turvalisusesse panustamist. Mis saab edasi, kui oled valinud oma teate edastamiseks numbri 112 või 1247? Seda selgitab Häirekeskuse strateegia ja teenuste osakonna juht Armen Oks. Häirekeskuses vastatakse 2 numbrile. Hädaabi numbrile 112 helista siis, kui sul on vaja politsei, pääste ja kiirabi kiiret abi. Sinu kõnele vastab päästekorraldaja, kes asub küsima küsimusi. Tere, Häirekeskus, mis teil juhtus? Päästekorraldaja ootab sinult kiireid ja selgeid vastuseid. Tema teine küsimus on, kus juhtus? Tea alati, kus asud. Seda on lihtne endale selgeks teha asukoha koordinaatidega oma mobiiltelefonis. Esimese minuti jooksul tuleb selgeks saada, mis juhtus, kus juhtus ja kui paljud vajavad abi. Siis liigub info edasi Häirekeskuse logistikule või politsei juhtimiskeskusesse. Sealt saadetakse kiirabi, politsei ja pääste juba edasi välja. Kui samal ajal on vaja ka esmaabi andmise juhiseid, siis suunatakse kõne Häirekeskuse meedikule. Kiirabi sõidab natuke alla 8 kilomeetri on veel tulla. Tema toetab esmaabi andmisel. Häirekeskus on ka teine number. Üks number 24 tundi, 7 päeva nädalas. Riigi infotelefonile, kuidas ma saan aidata? Riigi infotelefonile vastavad konsultandid, kes annavad sulle riigi infot või koguvad infot, kui soovid ise seda riigile anda. Näiteks, kui maanteel on lumi lükkamata, siis helista meile. Edastame info Transpordiametile. Või kui juhtunud on liiklusõnnetus, kus keegi ei ole viga saanud, aga vajad abi selle vormistamisel, siis helista samuti meile. Me aitame. Kui puhkema peaks kriis, on Häirekeskus endiselt valmis. Kriiside käigus helista 1247, sest meilt saad kontrollitud infot ja tead, et see ei ole mingi kuulujutt. 112 saadab abi, 1247 pakub infot ja me teeme seda hea meelega, sest teame, et iga inimene loeb.